Tere hommikust, sõbrad! Täna tulin taas Pärnusse ahvenat jahtima. Käes on laupäev ja ilmataat lubas väga päikeselist päeva. Vaatame, ehk õnnestub kala ka välja meelitada. Nagu ikka, on mul kaasas 3 erinevat ritva. Üks viibile, millega saab koha proovida, üks põikide jaoks ja 3 Pärnu kombainile. Luureinfo räägib, et eile meeldis kalale väga kombain. Aga päevad pole vennad, vaatame, mis ta täna sööb. Jõgi on siinpool üpris madal, vaid paar meetrit. Peab mõtlema, äkki lähen ka teisele poole kallast ikka, sinna kus rahvast rohkem. Mõeldud tehtud, koht vahetatud. Kala näitab kohe all ka olevat, aga vaatame, mis suurus ja mis kala see on siin. Oha, kohe esimene võtt. Ja on, aga üpris väike tundub. Oih, see poja läheb küll tagasi kasvama. Nii, järgmine kala. Ai kurat, see tõmbas küll kurku. Ei saa lanti kätte kuidagi. Vahepeal õnnestus siis üks 100-120 grammine ka saada, aga nagu ikka, kaameras seda ei jäänud. Proovisin vahepeal siis circa 20 erinevat lanti, aga nad täielik vaikus. Panin nüüd selle sama roosakas valge tagasi, see vähemalt toob kala põhjast ülesse. Äkki õnnestub midagi kätte ka saada. Ja on olemas 4. kala. Natuke paremas mõõdus isegi, selline 150 grammi äkki pigistab välja. Ja järgmine. Aga issand, see on jälle sama pisik kui too vahepeal. Ma ei tea, 40 grammi äkki on. Paras selline väike konnake otse kohale suhu. Kui nii jätkub, siis peab küll kohta vahetama. Neid väikeseid pole siin küll mõtet pool päeva püüda. No nii, tulin nüüd teiste meeste vahele täpselt. Selline 100-150 meetrit edasi eelmisest kohast. Siin tundub kala liikuvat. Teistel meestel on ümberringi päris ilusaid pätse ja
ja vaatab, äkki õnnestub endal ka saada. Aga noh, enamus püüab muidugi marmõssiga. Ops, ilus võtt. Aga ei, mõõt ikka nii fucking väike. Panin vahepeal siis põigile kummist sääse vastused kolmiku külge. Tundub, et see aitab natuke kaasa. Oi, see on suur. See on raudselt päeva suurim. No, tule. No, selline 200 grammi kindlasti. Ilus paks mamma. Sain eelmises videos siis kommentaarides päris palju küsimusi ja noomitusi, et mis ma jätan kala piinlema. Muudan seda seekord ja keeran neil nii-öelda selgro pooleks. Ja on järgmine. Vaikselt hakkab juba nagu ketti tulema. No, see kala on isegi selline 120 grammi täis äkki. Otsa, kus nüüd panid paugu raisk. Aga no mõõt on ikka sama nagu eelmistel. Kuradi veider on ikka nii tihedas rahvamassis püüda. Julgen arvata, et täna on jõel. No, kõvast üle 700 mehe kindlasti. Eespool on mingi hull grupp mehi ja noh, selja taha piiludes samamoodi. No nii, lõpuks tuleb natuke normaalsemas suures kala ka. Kuradi kahju, et täna kombaini ei võta. Põigiga on nagu huvitav püüda, aga no kalal seda kolmikut suust välja saada on ikka paras pain. No nii, aeg jälle usikasi uuendada. Need püsivad küll kordades kauem kui päris nii-öelda sääse vastused, aga need suudab ahven nahka pista. Eriti veel, kui kala niimoodi ketti tuleb ja ilusas mõõdus on. Aga no piiludes siis tundub, et väga paljud kasutavad marmõssi, ehk siis kirbutirku. See on siis selline väike konksuka nii-öelda, millel on siis tavaliselt wolframist raskus ja selle konksu siis otsa pannakse sääsevastused. Seda püüki ma ise väga ei harrasta, pigem kasutan põiklante ja erinevaid nii-öelda vertikallante. Vahepeal tuli siis ka üks väike kohapoiss. Ajaloodi pealt oli kohe näha, et hoopis teine kala. Põhjas sööstis ta nagu rakett üles ja pani sellise ilusa paugu ära. Aga noh,
see suurus oli küll selline pars võtmehoidjana. Oi, ma ei mõista, mis nüüd juhtus. Nagu noaga lõigatud see võtt. Viimased tund on ikka täielik vaikus olnud ja ma ei tea. Proovinud olen 2 karbitäit lante, aga no mitte miskit täis 0 lihtsalt. Tundub, et tuleb vist ka vaikselt otsad kokku tõmmata. Ja no ei ole isegi lõunat jõudnud vahepeal teha. Vaatame siis saagi üle. Tänane suurim ahven oli siis 265 grammi. Ja kogu saak kokku siis 4,3 kilo. Võib täitsa rahule jääda. Suitsuahju saab jälle naeratama. Selline siis saigi tänane osa. Viske ikka like ja subscribe ning näeme juba siis järgmises.